tere! Selles videos käsitlen eessõnu. Eessõnadega saab väljendada erinevaid suhteid objektide vahel, näiteks millegi peal, millegi vastu, millegi poole, millegagi koos või millegi tõttu. See nimisõna, mille ees eessõna asetseb, on akusatiivi või ablatiivi käändes. Osade eessõnade tähendus muutub, kui muudad nimisõna käänet. Alustame eessõnadest, mis käivad koos akusatiiviga. Ad, millegi poole, juurde, kuni millegini. Ante, enne mida või millegi ees. Apud, juures. Kirka või tsirka, oleneb hääldusest. Ümbruses, lähedal. Kontra, vastu, midagi vastandama. Inter, seas, vahel. Juksta, kõrval, juures, ob, kasu saamise tõttu. Per, läbi, mööda, kestel jooksul. Post, pärast, peale, taga. Praeter, peale, välja arvatud. Propter, millegi pärast või tõttu. Super, peal, kohal. Usque, kuni. Koos ablatiiviga eessõnad. A, ab, poolt, juurest. Eks, seest, vastab küsimusele kust. Koorem, juuresolekul, kellegi ees. Kellega millega koos. Kellest millest, kelle või mille kohta. Pro, jaoks, kellegi eest või kasuks. Siine, ilma. Eessõnad, mis võivad mõlema käändega koos olla. In, akusatiiviga, sisse, peale. In, ablatiiviga, sees, peal. Suub, akusatiiviga, alla. Suub, ablatiiviga, all. Aeg harjutada. Esimene ülesanne. Tõlgi lõigud eesti keelde. Pane video pausile, et harjutus lahendada. Nüüd ma näitan õigeid vastuseid. Teiseks ülesandeks. Tõlgi lõigud ladina keelde. Pane video pausile, et harjutus lahendada. Nüüd ma näitan õigeid vastuseid. Järgmises osas käsitleme minevikus pööramist. Aitäh vaatamast! Vale!